Peatreener Norbert Hurt, rõõm on jälle näha TV Flora kaamera ees. Pre-season on ametlikult avatud, aga mehi oli täna trennis üsna vähe. Jah, meie see ettevalmistusperiood hakkab nagu ikka katsetega pihta, et mehed käivad erinevatel testidel ja ootamas on ka B-koondise laager 5 päeva, nii et seetõttu on meid jah, siin omajagu päevi küllalt vähe mängijaid. Flora fännide jaoks oli nüüd see 2016. aasta hooajaeelne periood jutumärkides üsna igav. Et suuri üleminekud meil ei toimu, aga treenerile valmistab selline stabiilne komplekteeritus kindlasti rõõmu. Valgustanud veidi, miks ja kuidas sündis niimoodi, et meil alustab uut hooaega praktiliselt sama koosseis nagu lõpetas, asi, mida väga tihti tänapäeva jalgpallis ei juhtu. Jah, ütleme me see komplekteeritus on alati pikema lõikes vaadatud, et me juba iga hooaja lõpus komplekteerime ka järgmise aasta meeskonda ja praegu meil on noor meeskond, on loogiline, et väga palju mängijaid nagu jääb ja pole nii-öelda suurt puhastust vaja teha. Alati mingit värvi on juurde vaja, et selles mõttes on kõige meil ka mõned täiendused ja kes teab, võib-olla veel mingisugune muutus tuleb, aga otseselt enam midagi juurde ei otsi, juurde ei vaata. Samas, mis on positiivne loomulikult, et see tuumik mingi osa peaks nagu jääma alati samaks, ehk et kui me midagi üles ehitame, siis me ehitame üles mitme aasta lõikes ja üks aasta on järgmisel aastale vundamendiks ja seetõttu on meil võimalik minna ka see aasta juba mingite ideede pealt edasi, et ei pea nullist alustama ja selleks on nagu eeldused loodud. Et sinu tööd alustada selle hooaja alguses on kergem kui paar aega tagasi? Absoluutselt, et see, et kui meeskond üldse kätte saadud, kui ma meeskonna kätte sain, siis sel hetkel oli väga keeruline, et ütleme nii, et ikka pea valutas kuu aega, et kuidas neid struktuure luua, nagu üles ehitada nii treenerite tiim kui mängijad, kuidas mängijad harida, et praegu seisus ikkagi mängijate harituse tase on ikka palju kõrgem, kuidas nad oskavad oma keha eest hoolt kanda, hinnata, vormi viia. Pluss jalgpalliline pool kõik juurde, ja treenerite tiim samamoodi, nii et tööd on olnud kõvasti ja see protsess on kõvasti muutunud sellega, kuidas me alustasime. Ehk siis see, et stabiilne komplekteeritus on meil olemas, on tegelikult osa loomulikust protsessist, osa kõigest sellest, mis toimub muudes valdkondades. No seda küll jah, et ütleme, kui iga aasta peaks alustama uuesti komplekteerimist nullist mingis mõttes, et ei tea, kes jätkab, kes ei jätka, et see on väga keeruline, et raske on ka plaan teha, sest et ikkagi ka 2 hooaja vaheline aeg, kus mehed puhkavad, on ju kindla suunaga töö peab tegelikult juba käima puhkusel ka, et ei ole nii, et saadame kuuks ajaks nad eemal ja midagi teab, mis nad teevad, et selles mõttes nagu ettevalmistusperiood juba ammu käib. Loomulikult ametlikult ettevalmistusperiood, kus me hakkame reaalselt juba suuremate korpusega töötama, hakkab jaanuarist pihta, aga praegu kõik käib selleks ettevalmistus, et me jaanuaris ja veebruaris suudaksime taluda see aasta siis juba suuremaid koormusi kui eelmine aasta ja selle jaoks on tähtis see, et ikkagi suur osa meeskonnast on juba selge. Selle jaoks on kindlasti tähtis ka see, milliseid kontrollkohtumisi saab hooaja eel mängida selle hooaja või tuleva hooaja. Tarbeks oled sa seekord välja ajanud õige kanged kontrollmängud, sõidame küll Rootsi meistrile ja Norra 6. No siin tuleb ikka klubi tänada, et Aivar Poolak ja Jaak tegelevad sellega, et oleks meil olemas korralikud meeskond, kelle vastu mängida ja selge on see, et kui meil on eesmärk Euroopas juba ikkagi ennast näidata tugevana, siis on vaja ka tugevad mänge mängida ja seda kogemust on vaja saada, et eelmine aasta samamoodi oli meil head vastased, kellega oli hea ikkagi mängida, näha ka oma nõrku kohti, mida võib-olla oma liigas välja tule, toovad midagi uut välja, sest su vastane on uus, vastane on tundmatu ja kuidas sa seal nagu ennast ette valmistada on oluliselt teistsugusem ja selleks on nagu väga tähtis saada häid meeskondadele vastu ja kindlasti on vaja kas sellist vastast, kes oleks ikkagi mingis mõttes selgelt tugev või nagu tugevam, et paneks meid nagu kõvasti tööle. Et loodame, et nüüd nendes kontrollkohtumistest me leiame ka sellist väljakutset, mis tõsiselt valmistaks meid ette ootavaks suveks. Tänase trenni põhjal mingisuguseid järeldusi teha ei saa ja ei olegi mõtet ja ei tahetagi teha, aga koosseisust natukene hästi nurgati üle vaadates
tulevale hooajale võiks ehk juba rääkida. Meil on 2016, kui me alustame hooaega, üle tüki aja olukord, kus ründes on korralik konkurents olemas, keskväli on meil traditsiooniliselt tugev, aga paljud küsivad, mis ja mil moel kaitseliin jätkab, kas meil on sinna ikkagi oodata mingisuguseid täiendusi või tuleb sisemiste ressursside arvelt ka sinna varusid juurde? No hetkel juurde ei otsi selles mõttes, et kui nüüd kusagilt tuleb mingisugune idee või nägemus, keegi võiks midagi liituda, et siis seda jätab aega, aga ei, hetkel meil on ta nagu paigas, et Joonas Tamm on liigutud meil pigem kaitseliini ja hakkab seal nagu mängima. Nikita Baranov, Õunap Vihman, keskkaitsjad on seal just olemas, on jällegi nagu grammi võrra kogenumad, et selles mõttes hetkel nagu ei näe, et kas mingit muutust on oodata. Tõenäoliselt tuleb need mehed ikkagi mängima panna ja see ressurss leida meie enda seest. Lõpetuseks treeningut luurasid ka ajakirjanduse väljaannete fotograafid neile ja jalgpallisõpradele, kellele hooajaeelsed kuulujutud meeldivad. Võime vist ära öelda kindlalt, et Pavel Lundak teeb meiega lihtsalt trenni. Jah, võib öelda küll. Spora füsioterapeut Jüri Salupere. Esimene trenn on nüüd tehtud. Paslik hetk küsida, kas hooaja ettevalmistuse esimene treening füsioterapeudi jaoks on pigem tähistab kibedat tööaja algust nagu jõuluvanal enne jõululaupäeva või on see sinu jaoks pigem selline põnev kingiootusaeg, et milline mees millises seisus puhkuselt tagasi tuleb? No ütleme nii, et pigem kumbagi, sest tegelikult meil see töö kestis ka meditsiinipersonali jaoks kestis ka puhkuse ajal mõnevõrra töö, et me ikkagi hoidsime kätt pulsil, kui mingid mängijad, kellel me teadsime, et on probleemid, ikkagi teadsime nende seisu enne kui nad täna siia tulid, et selles mõttes mingeid üllatusi ei olnud. Mida füsio esimesel kogunemisel, kui meeskond peale puhkust kokku tuleb, üleüldse kõige murelikuma pilguga jälgib? Jällegi ma ütleks, et nagu suurt muret ei ole, et meil on enamus ikkagi professionaalse suhtumisega ja täna võib-olla kõige huvitavam oli see, et meil oli Sander Laht trennis, keda ma ei ole nagu ammu näinud ja tema oli minu jaoks nagu mõnevõrra must maa, et teda võib-olla vaatasin kõige rohkem ja siis meil oli 2 mängijat, kes ei alustanud koos meeskonnaga, et siis nendega ma tegelesin täna kõige rohkem. Kas ja milliseid käske, keelde, soovitusi sa meeskonnal üldse enne pikale puhkusele minekut kaasa annad? No me andsime neile ikka see terve pika kava, et neil oli ette nähtud 2 nädalat siis passiivset puhkust, 2 nädalat aktiivset puhkust, aga kogu selle ka passiivse puhkuse vältel nad ikkagi paar ülesannet need oli, et ikkagi täiesti nagu 100% vabalt ei saanud nad võtta, et pidid ikkagi, me tahame ikkagi nendega suure sammu edasi astuda see hooaeg ja selle jaoks nad pidid juba ettevalmistusi tegema. Täna oli ka trennis kuulda üks mees siin, teine seal, jalatestid, ehod. Milline see lähemate nädalate rutiin nüüd üldse on, kui meeskond puhkuselt tagasi, siis tahate saada neist kõikvõimalike andmetega pilti ette, milliseid teste mängijad praegu teevad, milliseid teste läbivad? Andmed me üritame koguda jah, et meil on see iga-aastane koormustest lihtsalt, et saada pilt ette nende südame seisust, nende kopsude seisust ja ka jala jõutestid ja siis ka füsioterapeutilised testid, mis me ise läbi viime, et eks see algus on selline, et me hommikul saame kokku, et see, et kes siis täna trennis on. Täna oli ka päris vähe poisse ja järgmistes treeningutes on veel vähem. Aga võib-olla saabki kohe niimoodi üksikud mängijad ette võtta ja nende peale rohkem võib-olla aega pühendada. Kas olukorras, kus homme koguneb B-koondis suurelt jaolt, et mitte öelda suuremalt jaolt, koosnebki Flora mängijatest, on sul kontakt ka koondise füsio poolega, vahetate infot? Jah, koondise füsioterapeudid on endiselt pooleldi endiselt Flora füsioterapeudid, et nendega ma ka ikkagi olen ammu kontaktis ja nüüd uus fitness-treener Jimmy, kes tuli, siis temaga me oleme ka ikka kontaktis olnud, et me teeme väga tihedat koostööd, et koondise ja Flora põhimõtted oleks nagu, me käiks samas suunas, ütleme nii. Hüva.
hästi, aitäh. Kevin, puhkus on läbi. Oli see kuu puhkus piisav, et pea puhtaks lüüa ja tekiks mängunägu? jaa, kindlasti, et käisin välismaal ja sai pea täitsa tühjaks. Võib-olla isegi lõpus hakkas täitsa igav, et tahaks jalgpalli mängida. Selline. Nagu sõber Sapi, kes täna trennis ei olnud, koguneb koondisega, tuli halli meie poiste trenni vaatama lihtsalt sellepärast, et nälg oli nii suur. Põhimõtteliselt ongi vaja see saadagi, see puhkuse mõte ongi see, et saaks jälle selle jalka nagu isu tagasi ja siis hakata jälle tegema. Tuleks meelde, mille pärast sa seda teed. Sinul peaks algama see hooaja ettevalmistus üsna positiivselt noodilt veel selles suhtes ka, et eile tuli uudis, et Kevin Alloja on kutsutud B-koondisesse. Jah, tuli üllatavalt, teadsin, et seal listis olen ja siis läksin trenni hommikul ja siis tuli ka kõne. Väga positiivne, ta andis seda jõudu veel juurde ja väga hästi. Eelmise hooaja edukas lõpp selle järel võis tõdeda, et asjad olid vist korras ja asjad viis sinna, kuhu nad jõudsid. Hea kaitsetöö ja liiga parim kaitseliin. Sinul oli ka oma osa selles mängida. On sul uueks hooajaks või on vara veel öelda mingid kindlad eesmärgid, kindlad plaanid? No meeskonnaliselt muidugi on see, et edasi arendada mänguliselt ja võtta veel seda nagu tõsisemalt ja seda samm veel edasi. Siin mängida Euroopas veel hästi. Aga personaalselt ma tahaks midagi põhikoosseisu murda. Ma teen kõik selleks, et ma arvan, konkurents viib edasi ka meid, et see ongi hea, et need on väga head mehed on meil kõik siin. Ja tänu sellele võib-olla saame ka tugevamaks ja väga head treenerid, kes mõtestavad tööd ja tänu selle põhimõtteliselt eesmärgiks edasi arendada. Sagar, it's great to see you back here with us. First training behind us. Last season in Viljandi, half of the last season, you might say it was a quite good season. It was okay season, not so good, but always there's space to improve, and it was okay. You scored quite a few goals and gained some serious confidence. Yeah, of course it was great to play every game 90 minutes and get the match fitness and gain some confidence. Playing for Viljandi, did it help you to understand the things you had to be better at in Flora? I knew the things I had to be better, but there I could improve those things, and I really feel like I improved in many areas of my game. Upcoming season in Flora, the competition in attack line is pretty harshest of over the years. Is this going to be the place you're going to use your confidence you gained in Viljandi? Yeah, of course, and competition is going to be tough, but it's always a good thing. So we strikers have to push more and give more every training, every game, and I feel confident. Okay, so the fans will once again have a reason to sing Lenna Sagari Lenna. I hope so. Okay, thanks.